Tere kõigile ja väga tore on näha, et teid on siin nii palju. Paar sõna minust kõigepealt, et toimetan siis riigisekretäri nõunikuna ja teemad, millega ma tegelen, ongi tehisintellekti teemad. Varasemalt olen samamoodi avalikus sektoris tehisintellekti teemadega tegelenud, teinud koostööd nii erinevate ministeeriumite, erinevate riigiametite, ülikoolide ja ka ettevõtjatega, kes siis avalikus sektoris kõikvõimalikke tehisintellekti lahendusi pakuvad. Ja päeva sissejuhatuseks ma mõtlesin, et räägin ühe väikese loo. Mõned päevad tagasi ma üritasin oma 9-aastasele tütrele siis selgitada, et mida ma siis täpsemalt tööl teen. See ei ole väga lihtne seletada kuidagi lapse keeles, aga ütlesin siis, et ma tegelen tehisintellektiga, mis on selline nagu robot, ta on arvuti või telefoni sees ja ta mõtleb peaaegu nii nagu inimene ja oskab teha otsuseid peaaegu nii nagu inimene. Lapsed mõtlevad enda moodi, siis tema küsis kohe, et okei, et kas ta arvutimänge ja telefonimänge oskaks ka mängida minuga. Ma ütlesin, et no ilmselt ta oskaks küll. Ja siis minu tütar küsis, et kas ta siis alati võidaks mind. Pidin tunnistama, et paraku küll, jah, ilmselt ta võidaks mind alati, sest et ta on ikkagi tehisintellekt. Ja siis mu laps mõtles pikalt ja siis ütles, et aga kas ta siis ei tea, et tegelikult alati, et võit ei ole kõige tähtsam, osavõtt on palju tähtsam ja mõnikord peabki kaotama sellepärast, et siis sa saad rohkem sõpru, kui sa kogu aeg võidad. Ja see oli selline hästi armas mõte ja ma jäin selle peale mõtlema, et tegelikult tehisintellektil on väga palju õppida sellest, kuidas siin inimeste maailmas toimetada, aga samamoodi on inimestel väga palju õppida sellest või seda, kuidas koos selle tehisintellektiga hakkama saada, millised on tema eripärad ja üldse sammu pidada sellega, kuidas ta siis areneb. Ja sellest ma siis veidi proovingi rääkida, et miks praegu on vaja mõelda selle peale, kuidas tehisintellekti maailmas toime tulla ja mis need oskused on, mis meil kõik olemas peavad olema. Aga alustuseks kõigepealt tüüpiliste eestlastena üldiselt meie lemmikteema on see, et me peame olema naabrist paremad ja peame oskama ennast võrrelda teiste riikidega, eks ole. Et vaatame kõigepealt seda. Jällegi ma ilmselt kõiki neid näiteid, mida ma pigem toon tehisintellekti maailmast, aga nagu Johannes juba ütles, siis kipub nii olema, et Eesti on väga pisike, meil on väga vähe inimesi, samamoodi on meil väga vähe neid inimesi, kes mingist väga kitsast teemast teavad väga palju. Ja väga tihti, kui me siis Eestit üldiselt välismaal nähakse sellise väga toreda digiriigina ja meid kutsutakse rääkima väga palju ja tahetakse teada, et oi, kuidas te siis ikka selleks digiriigiks saite. Ja siis tavaliselt on niimoodi, et kui me siis läheme delegatsiooniga, siis meil on seal näiteks, võtame UK või võtame ka, ma ei tea, mõne Saksamaa näiteks, siis tavaliselt lähed, tutvustatakse sulle, see on tehisintellekti inimene, see, tema tegeleb sellega, hästi pikk rivi ja siis sa seisad seal tavaliselt üksi ja ütled, et okei, mina olen Eestis see inimene, kes teeb seda kõike, et see on üks meie selliseid eripärased ja me peame sellega kuidagi toime tulema ja ma arvan, et tehisintellekt tegelikult saab siin meile päris hästi hakkama appi tulla. Digioskused on meil täna teema, vaatame siis korraks numbreid, see ei ole väga suur, aga siiski. Kui nüüd vaadata, siis Eesti ma märkisin siin ära ja on näha, et okei, kui me hakkame siis võrdlema, siis Euroopa keskmine on see esimene tulp, okei, sellest oleme üle väga hästi, tublid eestlased, võime olla enda üle uhked, aga kui me nüüd hakkame vaatama, siis digioskused, sellised baasteadmised digioskustest eelmisel aastal, Holland on meist eespool, Soome on meist eespool ja nii edasi. Okei, vaatame siis, et kes meist on natuke maha jäänud. Üldiselt meile meeldib lätlasi vaadata, nii, kus lätlased on, meie taga, väga tore. Ja kus on Saksamaa näiteks, nad on suured ka maas. Aga jällegi, et kui vaadata siis Põhjamaid, siis üldiselt me oleme seal kuskil keskel. Üks teema veel, mida siit hakkab väga silma, kui võrrelda, siis siin võrreldakse inimeste oskusi ja nende haridustaset, et Eesti puhul hakkab silma see, et tegelikult sellest, kui suur või missugune su haridustase on, see ei ole nii oluline ja need käärid ei ole nii väga suured, mis on selline huvitav vaade.
Aga tagasi siis tehisintellekti teemade juurde. Tehisintellekti maailmas, nagu ma juba ütlesin, me oleme üsna tublid olnud. Me oleme päris palju juba teinud nii avalikus sektoris kui erasektoris, et ma ei anna siin väga põhjalikku ülevaadet, ma panin mõned ilusad pildid siia lihtsalt, et rääkida sellest, mis tehisintellekt on ja mida siis sellega teha saab. Et näiteks saab siis erinevaid ennustusmudeleid ehitada, saab näiteks maksupettusi tuvastada või küberohtusid tuvastada, mida siis, et inimene ei pea monitoorima, vaid masin suudab võtta kõik need andmed ja vaadata siis, kas nendes andmetes on mingisuguseid kummalisi eripärasid. See valge vidin, mis seal pildi peal esimese peale ennustusmudelite juures on selline andur, mis mõõdab teede soolsust. Ja Eestis jällegi see on niisugune Eesti omapära, meil on väga palju lund talvel ja meil pannakse seda soola siia sinna nii palju, kui masinast välja tuleb. Aga tegelikult teatud temperatuuridega ei ole mõtet seda soola sinna üldse panna, sest ta ei toimi ja teatud temperatuuri juures toimib väga hästi. Ja see andur siis aitab mõõta seda, mis see teesoolsus on, mis see temperatuur on ja võrrelda siis näiteks, et ilmaennustus lubab meile väga palju lund, pole mõtet seda soola panna ja nii edasi, et see on selline ennustusmudel, optimeerimisvõimalus. Robotites on tehisintellekt, siin on näiteks näide ühest suhtlusrobotist, mis aitab siis lastel, kellel on kõnehäired, aitab neil nende kõnehäiretega toime tulla või siis nendest vabaneda. Kirurgias kasutatakse ilmselgelt roboteid, jällegi on väga peen ja väga keeruline operatsioon, siis masin suudab seda teha üldiselt paremini. Inimesed väsivad mõnikord, inimestel on võib-olla kõht tühi või tuju paha, masinatel seda paraku õnneks ei juhtu. Keeletehnoloogiliste lahenduste juures näiteks tekstkõneks, kõnetekstiks lahendused, koosolekutel näiteks, kes kuulavad, siis panevad kõik kirja, mis räägitakse, toovad välja, mis need põhilised sõnad olid või põhilised ideed ja aitavad siis kokkuvõtteid teha. Siia lähevad ka näiteks autonoomsed sõidukid, kes on võib-olla näinud muuseumibusse, kes on näinud pakiroboteid, droonid ilmselgelt tänapäeval on vägagi olulised. Masinnägemisest siis saab võtta satelliidiandmeid või siis ka aerofotod või siis ka rajakaamerad ja siis vaadata näiteks, kas põllud on niidetud või ei ole, kas mets on maha võetud või ei ole, kui paks on lumi, kui palju on üleujutusohtu ja nii edasi. Ja samamoodi saab metsloomi tuvastada. Siin pildi peal siis natuke paistab nagu känguru, aga see on tegelikult kits. Ja masinal siis vahet teha, kumb on kits või känguru, tema ju ei tea, kas Eestis elavad kängurud või mitte. Samamoodi näotuvastus, kus siis ka, kes ilmselt olete võib-olla teinud notaritehinguid kaugtuvastuse teel, võrdleb teie nägu ja teie ID-kaardi nägu, see on masin. Või siis, kui te ületate piiri, siis näiteks lennujaamas on need, kus passikontroll automaatne jällegi, seal on tegelikult näotuvastus ja see on tehisintellekt. Kõik need 5 eelmist näidet üldiselt olid sellised, et ma ise kodus põlve otsas üldiselt selliseid asju ei arenda ja selleks oli vaja andmeteadlasi ja kõikvõimalikke eksperte, siis nüüd on meil olemas generatiivne tehisintellekt viimased paar aastat ja öeldakse, et see muudab kõike. Esiteks ta muudab kõike sellepärast, et inimesed saavad lihtsalt seda kasutada väga lihtsalt, mul ei pea olema mingisuguseid suuri eriteadmisi. Nüüd üks kiire küsimus, et kui paljud teist on kasutanud generatiivseid tehisintellekti lahendusi, ehk siis ChatGPT või Copilot või Google'i lahendused, nii tõstame. Väga äge. Ja nüüd need, kes tunnevad, et nad on selles eksperdid ja nad oskavad kõike sellega teha, tõstke käsi. Polegi ühtegi kätt. Nii, siin on meil ilmselgelt arenguruumi ja ma arvan, et te kõik tunnetate seda, et see on üks väga oluline areng ja see muudab kõike. Jällegi tagasi nüüd minna siia tehisintellekti maailma, siis kuidas jälle Eesti koos teiste riikidega võrdluses, siis näiteks kui me võtame selline keskkond, et kui me tahame tehisintellekti rakendada, see keskkond, milles me toimime ja kuhu me selle tehisintellekti lahenduse siis üritame sisse pookida. Eesti on üsna heal tasemel, Taani on eespool, aga Eestil läheb ka väga hästi. Kui mõelda valitsuse strateegilise mõtlemise peale, siis jällegi Eestil on olemas aastast 2019 tehisintellekti strateegia, seda on juba 3. korda nüüd uuendati just ja üldiselt siin ka soomlastega läheb meil üsna sarnaselt, siin maailmas siis Saudi Araabia on pigem eespool.
Ja infrastruktuur, ehk siis me oleme digiriik, meil üldiselt on IT-süsteemid paigas, meil on väga palju andmeid, mille peale asju ehitada. Jällegi oleme üsna tublid, Holland paistab natukene paremini silma maailmas mastaabis, siis USA ilmselgelt on kõige eespool, sest nad on ka suuremad ja neil on ka rohkem ressurssi. Innovatsiooni vaatest seesama talent ehk inimesed, kes oskavad masinatega midagi teha. Siin ma võib-olla nii tublid ei ole. Samamoodi commercial, see siin siis tähendab äris või siis ettevõtted, et kui palju nad kasutavad siin nende jaoks. Eesti väiksus on see probleem, sest ilmselgelt maailma mastaabis Eesti ärid on üsna pisikesed ja siin lihtsalt see on selline probleem veidi. Nüüd arendusteadus, Soome on Eestist eespool ja arenduse vaates siis näiteks Iirimaa. Et maailma vaates siis, nagu ma ütlesin, USA on ilmselt üks ja võistlevad pidevalt siis Hiinaga. Nüüd üks selline mõte siit edasi, et tehisintellekti kohta tegelikult öeldakse, et praegu ta on umbes selline keskajas, nagu et kui me mõtleksime tagasi, et kuidas meil näiteks oli meditsiin keskajal ja kus ta nüüd on, et siis kui võtta tehisintellekt, siis me oleme oma arengus kuskil seal keskajas, et nii palju on veel minna, mis on mõnes mõttes päris hirmutav. Ja tehisintellekti maailmas on üldsegi see probleem on üsna selline kompleksne ja mulle endale väga meeldib see metafoor. Et kuidas arengud toimuvad, kuidas maailmas asjad arenevad, et kui me võtame lennunduse näiteks ja vaatame siin aasta 1907, lennukid nägid välja sellised, kes oleks tahtnud sellega lendama minna ja kui paljud meist oleks selle lennuga üle elanud, on kaheldav. Nüüd võtame siia kõrvale pildi aastast 100 aastat hiljem ja tegelikult kui me juba seda vaatame ja võrdleme näiteks praegusega, mis on veidi üle 10 aasta hiljem, siis see areng on olnud päris kiire ja päris suur. Ja kui siin mõelda nüüd selle peale ka, et siin on kõik see, kogu see süsteem, regulatsioonid, kuidas peab hooldama neid masinaid, millised eksperdid siia juurde tulevad, kuidas inimesed seda lahendust usaldavad või ei usalda ja nii edasi ja nii edasi. Ja lennundus sellepärast on ka minu jaoks päris hea metafoor, et lennukid on Nad ei püsi ühe riigi piirides ja samamoodi ei püsi tehisintellekt ühe riigi piirides. Ja kui ühes riigis on omad seadused, teises on teised, et kuidas me siis omavahel nende seadustega hakkama saame. Mõtleme nüüd oma kontori peale, igapäevaselt, kuidas me kontoris toimetame. Ja läheme siin aastasse 1933, sellised olid siis kontorid. Me keegi ilmselt seda ei mäleta, sest meid siin veel siis ei olnud, aga seda pilti vaadates on siis näha, et arvuteid ei olnud, isegi faksimasinaid ei olnud, aga kuidas see areng on siit toimunud edasi, siis ühel hetkel, ma ei tea, olid arvelauad, siis tulid kalkulaatorid, siis tulid arvutid, samamoodi kuidas käsitsi kirjutati, siis tuli koopiapaber, ma ei tea, kui paljud mäletavad, meil oli koopiapaber, kuidas sai 2 lehte või lausa 4 lehte või 5 lehte teha, siis kuidas tulid printerid, kuidas tulid koopiamasinad ja nii edasi, et kuidas see areng on toimunud. Praegu me oleme aastas 2024, mõtlete enda kontori peale, ei ole väga võrreldav sellega, mis siin pildi peal on. Ja kui me mõtleme nüüd 2033 ehk 100 aastat sellest eelmisest pildist edasi, et ilmselgelt mul ei ole fotomaterjali, lasin siis arvutil teha. Kes teab, et tegelikult 2033 ei olegi nii väga kaugel, et huvitav, kas meie kontor siis on selline ja milliseid oskusi oli mul vaja siin kontoris ja milliseid oskusi mul on vaja selles tuleviku kontoris ja see hüpe on päris suur. Ja samal ajal me oleme nagu selle kihutava rongi peal, kuna see tehisintellekti areng on nagu üks suur tohutu kihutav rong ja me peame seal kuidagi ellu jääma. Ja mis me siis teeme ja kuidas see siis muudab elu. Jällegi üks uuring siin kevadest, kus öeldi, et umbes Eestis on meil 0,7 miljonit töökohta. Nendest ütleme 34% ei saa väga hästi automatiseerida. Veel on ilmselt see keyword. 61 ameti töökohta siis on sellised, kus tehisintellekt just generatiivne, ehk siis need samad ChatGPT, Copilotid ja nii edasi tulevad meile appi ja me oskame neid kasutada kogu aeg oma töös, et teha kiiremini efektiivsemalt. Ja siis 5% on, mis kaovad täielikult ära või siis suures plaanis kaovad ära.
Selle uuringu käigus samas öeldi, et Eesti on, kuna meil on digioskused see baas on meil päris hea olemas, siis need muutused toimuvad, aga me oleme vägagi kohanemisvõimelised ja me suudame kiiresti ümber õppida ja kohaneda selle olukorraga. Ja mis need oskused siis on, et ma ilmselgelt tehisintellekti vaatest masinõppeoskused, aga tegelikult see ei ole niimoodi, et mul on üks inimene ja siis ta teeb kõik minu tehisintellekti asjad siin ära või mul on see sama patsiga poiss, kes tuleb ja teeb ja mind tegelikult üldse ei huvita, las ta teeb oma asja ja mina teen oma tööd. Et see on ilmselt see, mis muutub ja mis enam tulevikus nii ei ole. Ja meil on vaja väga palju oskusi ja kõik need nii-öelda pehmed oskused ehk siis suhtlemisoskus ja kriitiline mõtlemisoskus, emotsionaalne intelligentsus, loovus, sellised oskused on tuleviku vaatest ühed kõige olulisemad, sest tulevikus me toimetame koos, me teeme koos asju ja me peame hakkama saama nende patsiga poistega, me peame hakkama saama oma juristidega, kes ütlevad ei. Me peame hakkama saama oma masinõppe ekspertidega, kes oskavad ainult andmeid ja selles vaates vaadata. Ja me ei saa minna edasi nii, et me igaüks teeme oma asja. Ülikoolid teevad oma asja, avalik sektor teeb oma asja, erasektor teeb oma asja. Meil on vaja kuidagi kokku tulla ja sellest killustatusest üle saada. See ei ole ainult Eesti probleem, seda on mujal ka, aga Eestis on see võib-olla natukene teravam, et meid on niigi vähe ja siis me ka toimetame ise üksi oma ette. Et see on see mõte, millega siit võib-olla tasub koju minna. Ja üks mõte veel, et väga tihti inimesed arvavad, et masinad võtavad nüüd nende töö ära ja ongi kõik läbi. Siis tegelikult see ei ole päris nii. Masinad ei võta tööd ära. Töö võtavad ära inimesed, kes oskavad masinaid kasutada, ehk siis teised inimesed. Järelikult tuleb hoida ennast kursis ja minna kaasa kõige sellega, mis meie ümber toimub. Seda on palju, ma tean, aga tasub sammu pidada. Aitäh!